Tere! Selle töö nimi on Vanaemal on uus mees ja täpselt nii selle pildi peal ongi. Mingisugusest labidast jäetud näoga õnnelik vanaema on vahva vuntsis üles, kes teda viib kuhugi tõenäoliselt uue õnneliku tuleviku suunas. Aga nagu ikka tegelikult mind see töösüžee ei ole kunagi väga huvitanud, kuigi ma arvan, see on üks paremaid töö pealkiri või üks toredamaid süžeesid, mis mul on kunagi olnud. Ma ei tea, kuidas see on kõrgkultuuris. Vanaemal on uus mees, see kõlab umbes natuke nagu Õnne 13 või selline kuidagi inimlik küll, aga kuidas teha sellest uhket kunstiteostat, te ei tea. Aga seda õnneks ei olegi mõeldud, et ta peaks uhke olema. Ma tahtsin ka eluaeg saada ikkagi nagu päris kunstnikuks, et päris kunst tähendab ju professionaalsust. Aga ühel hetkel tunned, et see professionaalsus hakkab siin millestki kuidagi eemale viima ja vaat siis on äkki avastad, et see on päris tore, nagu me vist kõik teame, meil on mingid tädid ja onud, kellel on aias, ma ei tea, jänesekujuline kivi ja siis on ta üles korjanud oksa, mis meenutab ussi ja see on kuhugi pandud ja võib-olla ta on isegi ussile ise silmad pähe teinud, et see oks oleks rohkem ussi moodi. Ja siin on see sama asi, et vähemalt osaliselt jätta oma professionaalsus kõrvale ja vaadata ringi, või kasutada seda professionaalsust teistmoodi, et vaadata ringi, et kas mingist nii-öelda kolust saaks midagi teha ja siis võib-olla lõpuks tõesti paned näpuga kuhugi oma seda osavust ka juurde, maalid kuhugi mingisuguse läike ja mingisuguse peegeldusega. Põhiline on ikkagi see, et sa vaatad, et vau, et kas sellest kühvlist ei saaks teha äkki ühte nägu ja siis vaatad, kas sellest harjast ei saaks teha veel mingit nägu ja siis kuskil poole peal hakkad vaatama, et kus pagana näod nad sellised on ja vaat siis tuleb see, et kuule, aga äkki see on vanaema, äkki see on vanaisa ja nii et sa peaaegu, et sa lased väga palju ennast nagu juhtida, et muidu profil on tihti see, et sa kipud ise kõike juhtima algusest peale. Vot selline pilt ja sellised mõtted.